Aga tere tulemast siis kõigile ressursi- ja energiatõhususe ning ohutu materjaliringluse meetme infotunnile. Hea meel, et tegelikult huvilisi jagub, et tervelt 36 inimest praegu siin kuulamas. Et mina olen siis Sirli Vaksmann, KIK-i toetuste ja teenuste osakonna ringmajanduse ressursisäästu valdkonna juht ja ma arvan, et ilma pikema jututa lähemegi selle juurde, et millest me siis täna räägime. Esmalt teen mina siis käesoleva perioodi ressursitõhususe meetmete seisust ülevaate. Seejärel annan ma sõna Mihkel Kruusbergile, Kliimaministeeriumi ringmajandusosakonna ringsuse ja finantseerimise valdkonna juhile, et Mihkel siis räägib võimalustest praegu käesoleva taotlusvooru vahendite suurendamise osas. Lisaks räägib ringmajanduse hetkeseisust Euroopa Liidus ja ka uuest perioodist. Et Mihkel siin ju eelmise aasta suvest tagasi Kliimaministeeriumis kindlasti kõigil hea näha ja kuulata teda. Ja nii lähen siis edasi ressursitõhususe meetmete hetkeseisu tutvustusega. Et ressursitõhususe meede on tegelikult olnud ju populaarne ja edukas juba alates eelmisest perioodist. Ja just see järjepidev ja katkematu meetme kättesaadavus ongi teinud selle toetuse populaarseks. Ja seda näitas ka tegelikult viimane novembris avatud voor, mis täitus taotlustega hetkega. See näitab seda, et vajadust ressursitõhususe investeeringute järele on. Meil on ports lõppenud voore. Taaste- ja vastupidavusrahastu projektid on tegelikult juba suuremalt jaolt lõppenud. Hetkel on käimas veel 9 projekti ja siin on olnud juttu nii ja naapidi, et see abikõlblikkuse perioodi lõpp on 1. aprill 2026 hetkel, aga kas seda pikendatakse või mitte? Nüüd ma võin konkreetselt öelda, et hetkel on määrus muutmisel ja uueks abikõlblikkuse perioodi lõpptähtajaks on 31. mai 2026. Mis ei tähenda nüüd seda, et peaks hakkama venitama nende projektidega, vaid see on tõsiselt äärmuslikul juhul, kui seda realistlikult ei jõuagi 1. aprilliks ja on vajadus pikendada, siis see variant meil praegu nüüd laual on. Ressursiauditeid oleme toetanud 500 000 euro eest, sealt on juba üle poolega lõpetatud. Need on siis aluseks ressursitõhususe investeeringutele, kus oleme juba 37 projekti rahastanud. Lõppenud on 6. Ja no ma jõuan tegelikult selleni, et kust need vabad vahendid tulevad veel. Igal juhul lähen praegu avatud vooru juurde. Esitati siis sekunditega 53 taotlust, mis on kõik praegu menetluses. Ja summas 14,4 miljonit eurot. Vaba jääk on circa 1 miljon veel, et tegelikult teengi siin üleskutse, et esitage veel taotluseid, sest et praegu menetluses olevate taotluste põhjal ei saa me veel öelda, et need kõik rahastatuks saavad ja sealt võib vahendeid vabaneda. Lisaks need 37 projekti, mis on elluviimisel, ei ole veel täpselt teada, et kas nad saavad kõik ellu viiduks, et sealt võib ka veel lisaks vahendeid vabaneda. Oleme siis seadnud eesmärgiks menetleda kõik taotlused ära 16. märtsiks. Aga see on sellise klausliga, et kui on meil vaja taotluste juures lisainfot küsida ja päringutele vastamiseks läheb aega, siis selle aja võrra tegelikult see lõpptähtaeg ikkagi pikeneb. Nii, mina siin hetkel rohkem ei räägikski, vaid annan sõna Mihklile.
et ma mõtlen, kui on küsimusi, siis te võite jah, jooksvalt siia chati panna või siis, kui on kohe. võib-olla jah, et kui kellelgi on kohe küsimusi, võib kohe Jah, käe tõsta. ootame siis need 7 sekundit veel, on Ja, ju. aga võib-olla ma nii kaua siis alustan just selle, ennem kui ma lähen edasi teiste teemade, noh, laiemate teemadega, siis selle avatud vooru kontekstis just, et kuidas seda mõista, et meil on siis täna nagu selline suund riigis on ju, et meil on need suured meetmed, nagu meil on siis ringmajanduse korraldamine, kus me all oli 5 meedet, sealhulgas siis ressursitõhusus ja ohutumate ringlus. Et me esmalt peame ikkagi oma vahendite lõikes kaaluma muutusi ja sellepärast ka see menetlus alguses viibis, kuna me pidime siis otsima vahendeid ja saimegi siis teiste meetmete arvelt, saime 6 miljonit siia juurde tõstetud, et see muidu oli 9 miljonit, nüüd on ta üle 15, noh, seoses sellega ka, et esimesest voorust ka kõik 15 miljonit ei läinud siis kasutusse, et seal projekti odanemised ja loobumised tekkisid. Ja, ja samuti on oluline, et me riigis on ette pandud praegu selline tähtaeg, et me peaksime ikkagi saama rahaga kohustuse katmine, mis siis tähendab sisuliselt otsuste tegemist meetmetes teise kvartali lõpuks ehk juuni lõpuks, mistõttu kutsun teid ja siis Konstanti puhul teie kliente ja Eriliitu puhul ka teie liikmeid taotlusi esitama. Et ilmselgelt siin on kaks momenti, üks moment on see, et kui meil ongi mõnes näiteks COVID taristumeetmes või käed ringlusetumeetmes, kus meil on küll taotlusi sees, aga otsuste all ilmselgelt veel täismahus toetusi ei ole, toetuste osas ei ole. Et siis me saaksime ka märtsi lõpuga teha selle väljavõtte või ülevaate, kus meil raha puudu on, kus meil raha nii-öelda üle on või vaba jääk on, et siis me saame tegelikult oma meetmete sees ministri otsusega ka neid muuta. Ehk siis, kui meil on taotlusi, mida menetleda, siis niimoodi me saame ka raha tõsta, mitte vastupidi, et ehku peale minna ja samamoodi, mida me oleme ka siis siin juba ennem kui me seda vooru avasime, öelnud, et kui meil tõesti nõudlus on suur, siis ilmselgelt me lähme ka üle broneeringut küsima. Muidugi, kas seda antakse, see sõltub juba poliitilistest otsustest, aga ilmselgelt, et kui me räägime selle äh, käimasoleva siis finantsperioodi 2021-2027 võtmes, siis kui me tahame toetusi suunata veel, siis praegu on see viimane hetk, et muidu tulevad teised valdkonnad ka, kes üle broneeringuid küsivad ja saavad või noh, kas saavad, aga on siis võimalik saada. Nii et selles mõttes märtsi lõpuga kutsuks teid esitama taotlusi. Aga kuna ma ühtegi kätt ei näe, siis räägin korra natuke laiemalt ka ringmajanduse poliitikast ja kuhu me Eestis soovime liikuda. Ma ei tea, kas sa paned mulle slaidi, kas ma saan slaidi ise vahetada? Ma ei tea, kas, vaata praegu, kas sa saad või ei, vist ei saa. Aa, just, Saad? okei, ma ütlen sulle siis, okei, teeme nii, no et teeme nii, et ma olen sekretär. jah, aitäh sulle, et siis see slaid, mida me praegu, mis on see põhiline, see kurikuulus puude joonis, kus puudest raha tuleb, on ju, alati tekitab mõnusat siis sellist kastukaja, kuna metsadega teema meil on selline huvitav konflikt nagu Eestisse kirjutatud alati, siis ilmselgelt
kui me ringmajandusest räägime või isegi täpsemalt ringsuse põhimõtetest, mis on ka ressursitõusu meetme üks alustalasid, et kuidas ressursse tõhusamalt kasutada, sealhulgas ka energeetika või energiaressursse ja ka ohutumaid materjali kasutada, et siis seeläbi neid uuesti teise toormena oleks võimalik kasutada. Siis paratamatult tasakaalus keskkonna koormuse vähendamisega käib ka, et me saaksime kulusid kokku hoida ja majanduslikku tulu toota. Järgmine slaid. Ja et selleks, et tulla Eesti tasemele, siis räägiks korraga, mis toimub Euroopa tasemel, kuna ma 2 aastat seal ka veetsin, et siis natukene ka seda taust tuua teile. Et ilmselgelt tänane komisjon on suunatud, ma ütlesin, et mitte rohepöörde, et rohepööre on surnud, aga selgelt rohepööre on võtnud teistsuguse fookuse, kus meil on probleem selles, et me ei ole konkurentsivõimelised Euroopa Liiduna maailmas. Ja küsimus on, et kas me suudame siis ka jätkusuutlikult majandada niimoodi, et meil see majanduskasv jätkuks. Ja selles kontekstis siis ongi selline suurem konkurentsivõime plaan, aga siis uus roheleppe nime on saanud siis puhta tööstuse kokkuleppe, mis küll keskendub energiamahukale tööstusele rohetehnoloogia sektorile, aga tegelikult katab ka laiemalt nii tööstust kui ka ettevõtlust. Nii, järgmine slaid. Ja ringmajandus on ka üks osa sellest ja nagu siin ka toodud, et see selline laiem või pikem ambitsioon kliimaneutraalsus kui ka konkurentsivõime kui ka majandusjulgeolek on omavahel väga tihedalt seotud ja ringsus ongi see, mis võiks seda aidata saavutada. Samas ütleme, et miks on vaja poliitika sekkumist, sest alati see küsimus, et aga las turg teeb oma korrektuurid, on see, et meie materjali ringkasvu määr püsib samal tasemel. Just kui me räägime Euroopa Liidu tasemest, me sõltume toorme impordist, eriti kriitilise toormega, mis on jällegi julgeoleku teema. Ja teise toorme pakkumine nõudlus on ebapiisav, ehk see hind, kvaliteet on need märksõnad, mis tegelikult takistavad selle turu tekkimist või ka turu arengut, ütleme siis, mida mingil määral ikka on. Ja kindlasti on siin ka regulatiivseid tõkkeid nii liikmesriikide vahel kui ka tegelikult samad need direktiivid ja seadustes. Ehk siis lõppkokkuvõttes meil on kogu see turg on suhteliselt killustatud. Ja kõik oleks väga ilus, kui me oleks käinud Euroopa Liiduna maailmas ja saaks rahulikult atre seada ja analüüsida ja teha häid regulatsioone ja investeeringuid ja muutusi, aga paratamatult meil on 2 väga suurt siis mõjusat turgu maailmas, milleks on Hiina ja USA ja seetõttu ka tegelikult siis detsembris avaldas komisjon sellise mini-ringmajanduspaketi, mille elemendist ma kohe räägin ka, aga sisuliselt ta keskendubki plastijäätmete ringlussevõtu arendamisele, mis on jäänud tänu Hiina odavale esmastoormele väga keeruliseks. Ja siis on ringmajanduse määrus teine oluline verstapost, mis meil siis 26 tõenäoliselt septembris tuleb. Ja see peakski nüüd adresseerima neid samu küsimusi, aga samas turu harmoniseerimist ja rõhutan, et tegemist ei ole mingi uue õigusaktiga, vaid olemasolevate eelkõige jäätmeraamdirektiivi ja elektroelektroonika seadmete jäätmete direktiivi muutmistega. Nii, järgmine slaid. Ja ennem kui me siis tänase teema juurde, siis ma korra toon ka olulisemad
algatused, tegevused välja, mis meil siis on käimas, et uuendatud biomajanduse strateegia avaldati novembri lõpus, kus siis biopõhine materjal on fookuses ja sisuliselt on see, et igasugune bioressurss peaks olema ringne. Olemuselt ongi, praktikas paraku mitte. Ehk siis, kuidas bioressurssi rohkem väärindada ja Eestis ka näiteks meil on, ütleme siis, jäätmel hakkamise kriteeriumid biojäätmetele ja digestaadile ja röövesetele või käritusjäägile, kui täpsem olla, ja tänaseks on juba 12 sertifikaati olemas, et küll enamik tegeleb biojäätmetega, aga teada on ka, et röövesetega näiteks on arengud käimas. Ja samuti siis aasta alguses toimus märgiline kokkulepe, kus siis nüüd edaspidi, see on küll veel jõustumas, aga siin ütleme kuu-kahe jooksul, pigem 2 kuu jooksul, et me saame keemilist ringlussevõttu massibilansi reeglitega arvutada ringse materjali sisalduseks. Et see on küll praegu PET plastpudelitele, aga miks ta on oluline, et PET plastpudelit üldse pole vaja, aga miks ta on oluline, et esimest korda tegelikult lepiti kokku, kuidas me seda siis arvutust saame teha. Samuti detsembris tuli välja keskkonnaõiguse lihtsustamine, kurikuulus Omnibus, kus on tootja vastutus põhiliselt teemaks. Läbirääkimised käivad, siis jäätmel hakkamise kriteeriumid plastile, mehaanilise füüsilise töötluse jaoks on sel aastal plaanis ka Euroopa üleselt seada, et jällegi täna on see, et miks seda vaja on see, et kui Keskkonnaamet teeb üksik otsuse, on ju, siis tegelikult teistes riikides see ei pruugi üldse kehtida, ehk siis see, mida riik ise teeb, on teise riigi suhtes võib ka mitte olla ja kui on Euroopa üleselt, siis kõik peavad vastavalt sellele ka toimetama. Ja jäätmete määruse rakendamine, et 2030 sihtarvud ja jõustub ka siis jäätmete raamdirektiiv, kus siis on tekstiilitootja vastutus üks olulisi märksõnu. Nii, järgmine slaid. Ringmajandusmäärusest ka, et nagu ma mainisin juba, see on see ühtse turu teema, seda ilmselt meil see pakkumine nõudlus on tasakaalust väljas ja jõuame ikkagi kõik sinna, et halduskoormus on ikkagi ulme juba ja kuidas me seda saaksime vähendada, et komisjon teeb selle suhtes ka meetmete osas ettepaneku koos mõjuhinnangutega ja romude osas on siis ka eraldi ettepanekuna, see on ka juba aastaid olnud muutmata, et samad päikesepaneelid, tuulikud, mis võiksid ka käsitleda kui elektroonika romud, et need on kindlasti areng on kiirem kui see regulatsioon ise. Nii, järgmine slaid. Ja nüüd Eestis meil on see ringmajanduse valge paber, kus me oleme ka eesmärgid seadnud, et meil oleks selline ringne toimiv tootmis-tarbimissüsteem, nutikas ringmajanduse eest vedav riik, et siin on ka siis seda tarka tarbimist, varustuskindlust, samas automata ringlus, digilahendused, kõik toodud ja ka kindlasti üks olulisi, mis on ka biomajandusstrateegia, üks suuri eesmärke, kuidas siis kestlikult kohalikku ressurssi väärindada. Järgmine slaid. Ja lõpetuseks siis olulisemad tegevused, et nagu mainisin, kindlasti olete kuulnud meedias ka, on meil jäätmereform, mis rakendus sellest aastast 6 aega tagasi, kus ka siis COVID-i aristumeetme, jäätmeringlustumeetmed tihedalt seotud. Kuna eelmine aasta meil ei õnnestunud Life Circusti projekti taotlus, siis me esitame sel aastal uuesti, et see peaks ka aitama võimendada meie ringsluse valdkonda just strateegilises ja poliitilises raamistiku vaates. Samuti me plaanime siis esitada komisjonile ringsluse analüüsi taotluse, mis siis oleks meie
riikliku ringmajanduse kava aluseks, et teatavasti tänane riigijäätmekava 2028 lõpuni, 2029 võiks siis nimi olla juba ringmajanduskava. Jah, õige, mis jätkame, aga on käimas siis uue rahastusperioodi planeerimine, et täna on meil siis seal see ülesehitus reformipõhine, et meil on täna see 2 reformi, üks on ringlusse reform, mis siis peakski neid nii jäätmekäitlus investeeringuid, taristu investeeringuid, ringlusse investeeringuid katma, kui ka tegelikult siis juba enne jäätmefaasi investeeringuid, ehk siis on, kas on siis pakendi disain või ainult ringdisain, on see jäätmetega vältimise tegevused, ärimudelid tegevused. Ja eks siis saab ka nendes protsessides teid kaasata, kui see kuskile maale jõuab. Ja endiselt on meil siis jah, lisaks ressursitõususele ka 3 toetusmeedet avatud, kus, nagu ma ütlesin, et märtsi lõpus me loeme siis ka tibusid, ehk siis vaatame, kuidas neid vahendeid vajadusel ka ümber meetmete vahel jagada. Nii. Ja siis on kõik, viimane on see keskkonnaportaali slaid, kui te tahate ka, et siis ringmajanduse teemad on nüüd edaspidi meil seal, et kui sa paned viimase slaidi ka. Nii, ma tänan, et kui kellelgi on küsimusi, ma vaatan chati ka korra. Chatis on juba küsimused-vastused saanud. Just. Et jah, aga Enar, et vastuse küsimusel jah, et ega süsteem on nii hea, kui meil täna digisüsteemid on, et täna oligi see ka üks probleem, miks mitte probleem selles mõttes, aga ikkagi oli, et meil tekkiski see küsimus, et kuidas hinnata, kas süsteemis on tõrked ja mitte ja samas ühel hetkel esitamine. Eerikal on käsi püsti. Jah, nii. Anname sõna. Väga kena, mina siis Eerika Purgel, Kliimaministeeriumi finantsosakonna sihtfinantseerimise ka tegutsev üldkoordinaator ja tahtsin öelda seda sellega, et e-toetuskeskkonnas juhtus ka selline olukord tõenäoliselt sellepärast, et me ei osanud ennustada ette, et ühel sekundil nii palju taotlusi korraga sisse tuleb. Sellepärast, et e-toetuskeskkonna puhul on võimalik tegelikult kasutada seda varianti, et lastakse teatud arv inimesi siis hetkel e-toetuskeskkonda, mis peaks takistama seda, et sellist tõrget nagu praegu meie siin avatud taotlusvooru puhul vältida, aga kuna me ka tõesti ise ei osanud selle peale tulla, et nüüd ühel sekundil lausa esitamine toimub, et siis sellega seoses ka segadus tekkis. Et korraldusasutus püüab alati olukorda lahendada, aga midagi ei ole teha, aga antud praegu hetkel, et ärme jää sinna kinni. Kliimaministeerium leidis kogu esitatud taotlustele praegu toetuse vahendid peale, nii et toimetame kenasti üheskoos edasi ja ootame uusi väljakutseid. Aitäh! Aga Enaril on käsi püsti, palun. Ja aitäh vastustest, et edu teile ESFOS arendamisel ka, ja me saame aru, et see on eelarvet väga ei leita. Aga Mihkel, sa esitasid slaidil, et Euroopa Liidu ringkasutuse määr on 11% viimased 15 aastat. Kas seda on Eestis olete mõõtnud või oled vaadanud, mis see Eestis on? Ja ei no Eestis on, me oleme jah, see mõõdetakse iga riigi kohta, selles mõttes ta on nagu väga huvitav näitaja, et Eestis me oleme väga head ja me Eestis oleme seal 5-6, ta on seal praegu vist isegi 20, muidu oli 18, ja me oleme 2035 võtnud ka eesmärgis see 30 peale viia Eesti 2035, aga miks ta nii hea on ikkagi ka see, et kuigi ütleme see aheraine kui selline on väljas, aga ikkagi ta arvestuslikult see põlevkivi tööstus, täna ju on teada, et ega
isegi vanad tuhad ei jõua enam, või noh, mis vanad tuhad, aga ei tuhad ega aheraine keegi enam seda mäkke või kuskile maa alla ei ladusta, et noh, tegelikult olemasolevad süsteemid on või olemasolevad jah, need ahelad on nii head juba, et me suudame väärtust luua. nii et selles mõttes ta ikkagi arvestab seda sisse, et aga noh, ütleme nii, et ta metoodika nagu ikka on nagu statistiks ikka võiks paremini olla, aga ta majandusstruktuuri mõttes ikkagi on parem näitaja kui ressursi tootlikkus, sest ressursi tootlikkus on selline väga makromajanduslik näitaja, mis tegelikult näitab ka, ütleme, et 1-2 meetmega tegelikult selle mõju on olematu, et ringleva materjali määraga on võimalik oluliselt paremini mõõtada, aga samas jällegi ongi, et ta ikkagi eeldab, et tekib jäätmestaatus, mis iga kord ei teki, nii et eks see lõppkokkuvõttes on jah selline, aga ütleme, et Eestis meil on seepärast hästi, et meil ja samamoodi ka maavarad kaevandustes jõuavad ju noh, nagu meie ka projektid on näidanud, järjest rohkem tootmisse, nii et selles osas on kõik hästi. Kui nii võtta. Aga on veel küsimusi. Jah, Elin soovis slaidi tagasi panna, Jah. aga ei tea, kas tal selles osas siis küsimusi on? Võib-olla siis tekib. Ja noh, kui me räägime uuest perioodist, et selgelt, et ka selles voorus on ju teenindussektori ja ka energiatõususe, või energiatõusus ikka sai, aga teenindussektor ja kuigi need toetuse või taotlejad oli, siis nii teenindussektor kui ka ohutumate ringlus kindlasti on siin alla esindatud paratamatult ja kindlasti uuel perioodil seda viga üritame parandada või seda, aga jah, täpsemalt, kas ja mis vahendeid meile antakse, selguvad nüüd juba siin poliitiliste kokkulepete valguses. Aga võib-olla siis, kui praegu küsimusi ei ole, et jah, siis ma annaks sõna ka Enarile, et korra sa teeksid lühiülevaate, nagu ma palusin ka, et Energex on teinud väikese analüüsi oma klientide seas just ressursitõususe meetmes, mis siis juba kas esimesest taotlusest saab nüüd 10 aastat peaaegu, et siis sa korra teeksid ülevaate, et mis te peamised leiud olid, sest ma nägin ka, et te LinkedInis jagasite neid põhisõnumeid ja kuigi see on esialgne, siis vähemalt annab aimu, et me ei ole see 10 aastat nagu tühja vaeva näinud. Jah, aitäh. Ma ei jaga midagi, ma lihtsalt räägin kiirelt, et siis ei pea mingeid õigusi andma. Õigused enne enam antud juba. Vahet ei ole. Miks ma ka küsisin selle protsendi kohta, ongi lihtsalt see, et ma hakkasin ise mõtlema siin juurde ka, et huvitav, et kas oleks võimalik kuidagi mõõta, et noh, ressursi tõhususe mõõtme mõju ringkasutuse määrale ka, aga see siis läheb järgmiseks korraks, aga jah, et kuna me oleme seeriaplaane esitanud ja me oleme neid seeriaplaane nüüd analüüsinud, esmane analüüs oli vähemalt see, et me ise avastasime, et need nõuded, mida siis ütleme siis KIK ja Kliimaministeerium on nõudnud, et need projektid vastaksid nendele nõuetele, siis reaalsuses ettevõtted saavutavad keskmiselt 4 korda parema tulemuse kui miinimum nii-öelda nagu nõue. Ja sealt edasi siis me hakkasime mõtlema, et noh, et kuna meedias on hakatud rohkem sõna võtma selle osas, et mis on siis tegelikult toetuste mõju üleüldiselt majandusele, siis me hakkasime vaatama seda osa, et kui palju siis 1 euro ressursitõhususes tähendab ja me jõudsime enda projektide näitel, 60 projekti võtsime välja, jõudsime selleni, et kui 1 eurot anda ressursitõhususeks, siis
riik saab igal järgneval aastal 1,65 eurot nii-öelda nagu ressursisäästu vastu. Ja sealt edasi me siis nagu mõtlesime minna sellega, et vaadata, mis siis on see rahaline võti seal. Ja saime aru, et selleks, et mõõta reaalselt toetuse mõju, see vajab ikkagi korralikku metoodikat. Me tegime selle väga lihtsustatud kujul, arvestasime lihtsalt ressursisäästust, kuna need on need andmed, mida meil seeriaplaanides on, meil ei ole seal muid andmeid, et me ei arvesta nii-öelda nagu müügitulu kasvu, et me arvestame ainult nagu ressursisäästust tulenevaid nagu andmeid. Vaatasime ettevõtte nii-öelda nagu tööjõumakse, makse dividendidelt ja kasumi nii-öelda nagu suurenemist. Ja käibemaksu osaliselt, aga sealt iga hetkega, mida me sealt nagu juurde panime, siis saime aru, et see metoodika vajab nagu süvenemist, aga et väga lihtsustatud kujul lihtsalt tööjõukulude ja lisandväärtuse pealt saime teada siis selle, et kui antakse riigi poolt 1 euro, siis iga järgnev aasta vähemalt 0,5 eurot tuleb tagasi. Kui käibemaksu mõju juurde panna, et siis saab 0,74 eurot, mis tähendab siis umbes seda, et 2 aastaga peaks olema nii-öelda toetus tagasi teenitud. Ja see on see, mis me siis avalikult välja ütlesime. Ja kuna see on väga lihtsustatud kujul, siis tegelikult kui minna täpsemaks või detailsemaks, siis tõenäoliselt see summa võiks isegi suureneda. Aga teine kommentaar, mida me siis nüüd nagu avalikult ei öelnud, aga me edastasime, oli see, et mis on siis selle nagu toetuse mõju riigi tasandil, siis Baltikumis, kuigi me alustasime viimastena, siis meil olid andmed 2016 ja 2024, et meil ei ole viimase 2 aasta andmeid, aga et mõju on olemas. Me oleme jätkuvalt siiski ikkagi Baltikumis viimased, aga et me oleme vahet siis Läti ja Leeduga vähendanud, aga märkimisväärne nii-öelda nagu tähelepanek meie poolt oli see, et kuigi me 2016 olime Poolaga suhteliselt samal tasemel, siis Poola on väga palju kiiremini arenenud ja efektiivsem selles ressursi tootlikkuse näitajas, et tundub justkui nagu kättesaamatus kauguses, aga kui siit nüüd veel laiemalt vaadata, siis vähemalt kui meie kunagi alustasime, siis me saime aru, et toetusi jagatakse pigem nagu vähem arenenud riikidele, siis tegelikult tuleb välja, et kõik põhimõtteliselt arenenud riigid, sealhulgas Põhjamaad ja Saksamaa, jätkuvalt annab toetusi tööstustele. Saksamaa näide on kõige huvitavam, kes eelmine aasta iga kuu andis 60 miljonit. Aga eks turud on erineva suuruse ja mahuga ka. Lihtsalt, et siis Eesti on kasvanud nii, nagu Euroopa on liikunud. Koht on täpselt sama, mis siis, kui me alustasime. Siin muidugi võib kriitiliselt keegi küsida kohe, et mis siis on saanud nendes riikides, kus ei ole nagu toetuse andnud. Ma olen ka üritasin seda vaadata, näiteks mõningate Balkani maariigid, kes ei ole Euroopa Liidus, on 10 aasta jooksul näiteks samal tasemel olnud. Et mõni üksik riik, kes ei ole siis Euroopa Liidus, on Euroopa Liiduga koos samal tasemel nii-öelda kasvanud. Siit võta nüüd kinni, et kas see on siis nii-öelda nagu mingi geopoliitiline teema või see on toetuste mõju, et see on alati selline nõrk koht, ütleme sellele analüüsil. Vot, aga et kokkuvõttes võib öelda, et on ilmselge, võib-olla siis kinnitan Sirli sõnu, et iga kord, kui meede avatakse, siis kõik taotlejad valmistuvad nii-öelda nagu vormelid stardis, nii et see näitab, et tööstused on leidnud oma investeerimissoovid ja tahte. Vahepeal oli kriis, aga et see kasvab üha rohkem, nii et selles mõttes saab olema huvitav aeg, et investeeringumõtteid on palju, aga et vahendeid nendeks on vähe. Vot, aitäh siis praeguse aja eest. Aitäh. Ja ma vaatan, Anu on ka siin küsimus esitanud, et jah, selles mõttes, et
käimasoleva perioodi meetme me paneme nii edasi, nagu ta meil sissekäidurada on, aga see on ka üks teema, miks, kui me räägime ka samast sellest ringsuse reformist, et me oleme ka selgelt selle soovi avaldanud ka siin juhtide tasandil, et noh, ta võiks olla ikka konkurentsivõimelise majanduse all, on ju, kuidas iganes missioonid ja mis meil siin popid asjad on. Aga see jah, kuidas me tõesti nagu käsitleme seda tootearendust, ütleme, et ressursimeetmes on isegi see fookus pole meil kunagi olnud, aga noh, kui me räägimegi näiteks pakendidisainist, siis või ka korduskasutussüsteemidest, noh siis toote-teenuse arendus on paratamatult peab olema osa on ju investeeringust. Nii et selles mõttes on ta hea probleemi püstitus. Aga ütleme täna ja see, ma arvan, oleks ka siis tänase info peal teema ei ole küll, aga ka tulevikus tasuks nagu arutada küll, et kuidas seda kas üldse auditit muuta ja mis osas. Et täna ta on ikkagi selline käidud rada, kus me lihtsalt valideerime ka kolmanda osapoole ehk siis ja ka just eksperdi poolt on ju selle investeeringu mõttekuse osas. Ja võib-olla siis võrreldes siin 3 aasta taguse, isegi 2,5 aasta taguse ajaga on ka see DNSA ja kliimakindluse paanika nagu üle läinud, et alguses kõik mõtlesid mingi uus asi on ju, kõik kontrollisid igal projektil. Täna meil on ikkagi see, et taotleja kinnitab ja noh, muidugi me ka hindame, et kas võiks midagi olla ja küsime täiendavaid küsimusi, aga sisuliselt me seda nii detailselt enam seda analüüsi ei küsi, nagu noh, kindlasti, kes RRF-i meetmega tegelesid, teavad väga hästi, meil oli seal väga detailne küsimustik ja lisad, et selles mõttes eks ajas ka asjad muutuvad, aga ma mõtlesin jah, et ressursi tõusus tootearendustaset sisse tuua on natukene minu jaoks keeruline mõista, kuidas me saaksime seda, sest ta on ikkagi protsessi keskne. Ja kui me räägime on ju teenusmajandusest, siis seal meil küsime seda teostatavusuuringut, mis sisuliselt kirjeldabki hetkeolukorda ja siis tuleviku lahendust. Aga kindlasti kõik mõtted on oodatud, kuidas seda ka paremaks saada. Kellelgi veel küsimusi? Jah, hetkel on veel võimalus kohe otse küsida ja vastuseid saada. Võin anda korra kommentaari Mihklile. Jah. Et su see mõttekäik on õige, küll aga ressursitõusus täna ei saa normaalselt toetada nii-öelda teisese materjali kasutust, sest näiteks kui ettevõte ei kasuta täna oma, kas siis et teisest nii-öelda ringlusest tulnud materjali, siis tal ei ole selle rahalist kulu ja ma ei saa panna arvutusse sisse, et justkui nagu ta järsku hakkab, et metoodika väga ei toeta lihtsalt seda nii-öelda nagu 0 eurot või mingit, et asendamist millegiga, mida ma täna ei tarbi või ei tooda. Jah, tõesti, et ohutumate ringluse puhul meil on natuke teine metoodika. Võib-olla tasuks jah siis seda klassikaline ressursitõus jätta, aga tuuagi nagu toetav tegevusena sisse see teisese toorme teema, miks on oluline just, et need toetav tegevuste tasemel nagu lahku lüüa, et siis see annab ka võimalus on ju erinevaid siis
erinevat moodi, kuidas näiteks esmastoorme säästu on ja arvutame. Et lihtsalt see on nagu, aga okei, ma saan mõttest aru, et see oleks küll variant jah, et me toomegi selle sisse just, et siis seal ta ei mõõda mitte läbi rahalise väärtuse, vaid ütleme, ma olen kogu aeg on ju kasutanudki eurosid, et erinevaid ressursse siis omavahel on ju võrrelda projekti ja baasstsenaariumi. Aga tõesti on see, et kui ressurss on 0, eriti veel mingi ajalooline mägi on ju, siis tegelikult ta ei saa seda nagu arvestada või ütleme siis see on tema jaoks kahjulik, sest kui see ongi ainult see, siis tegelikult ei muutu mitte midagi. See on hea point. Ja siis see täiendav segadus sama, et suurettevõtted tehniliselt saavad regionaalabi taotleda, aga ainult uue MTAK-i jaoks, aga siis täpselt sama, et kuidas see metoodika siis toetab uue MTAK-i loomist, et kui talt näiteks nõutakse mingisugust rahalist säästu, aga et tal ei ole ju täna neid toormeid ja neid toodanguid üldse olemaski, et siin on lihtsalt selline mõttekoht, mis vajaks kindlasti nagu teistsugust lahendust. Ja mis puudutab riigiabi jah, laiemalt, siis ma tahaks küll loota, et uue perioodi alguseks on meil ikkagi ka ettevõtete definitsioonid üle vaadatud, et täna on ju see läbirääkimist käimas, et sisuliselt suurettevõtte definitsiooni piiri tõsta 2-kordseks on ju, et 500 töötajat ja siis 100 miljonit. Ma ei tea, kas see viimane pakkumine oli ka selline, aga jah, need on olnud see soov. Et ma arvan, et see võiks ka nagu leevendada, et Eesti ettevõtted, neid, kes siis juba sinna suurettevõttes kvalifitseeruvad, on ikkagi tõesti need suurte korporatsioonide filiaalid, aga juhuliselt, et siis see võiks ka leevendada seesama artikkel 14 loogikat. Aga riigiabireeglite puhul jah, et see on ka üks teema, mis vajab nagu uuendamist ja neid muresid me oleme ka komisjoni välja toonud, et samas artikkel 47 kitsaskohti, et ta on küll oma olemuselt võiks nagu parem olla kui varem, aga samas on seda vähe rakendatud, mistõttu on keeruline nagu mõista, et mis on siis see ammendav selgitus ja põhjendus, mille najal võiks nagu edasi minna. Võib-olla lõppkommentaarina lihtsalt seda, et ressursitõusus iseenesest sobib hästi ka selle nagu ringmajanduse elluviimiseks, lihtsalt see metoodika vajab siis seda võimalust, ega muud ei olegi. Lihtsalt tänane see europõhine mudel ei võimalda seda. Nii edukalt on mingi kitsas osas võimaldab, aga muidu mitte. Jah, nõus, et kindlasti jah, et uuel perioodil me peame ka aja kaasas käima ja ette nägema ka selle metoodika ka uuendamist, et just see välja tõid selle ringsuse ja teise toorme vaatest, et ja võib-olla, et viimane nagu mõte, mis mul oli, et eks me nüüd hindame neid taotlusi, aga eks siin on ka nagu see olukordi, kus nagu see meiepoolne sõnum on ka see, et kui ikkagi projekt ise ei hõlma seda peakomponenti, millega sääst saavutatakse, siis on keeruline toetust anda, et seda me oleme välja toonud taotlejatele, aga eks siis saab ka konkreetse projekti puhul ka vajadusel kohtumisi teha ja kui segaseks jääb, et aga põhiline, et tulge ja kutsuge oma liikmeid ja kliente või tulge ise on ju ka taotlust küsima, et nii me saame ka seda vähemalt ütleme selle ja järgmise aasta vaates, ega me rohkem nagu neid vahendeid ei teki. Nii, kas on veel küsimusi, mõtteid? Ei näi. Mihkel võttis need sõnad ära, mida mina ka tahtsin öelda, et ma ei hakka juba 3. korda ütlema, et
esitage taotlust, tulge taotlema. Eerika, kas sina tahad midagi öelda veel? Aitäh, kolleegid on kõik vajaliku ja olulise ära rääkinud, aga ma tahtsin võib-olla ka siia lõppu lisada Mihkli ja Sirli sõnadele lisaks, et tulge taotlema täpselt nii, et te peate sellega arvestama, et võib juhtuda, et vahendeid ei jagu, aga samas on lootus selleks, et me saame ka lisavahendeid, kui on juba taotlus sees, on kindlasti suurem ja mis puudutab nüüd uue perioodi ettevalmistamisi, mis siin ka juba mõtted on läbi kõlanud, siis tõenäoliselt kui septembris valitsuses need suunad, millega me siis riigiplaanis edasi liigume, saavad heaks kiidetud, siis me võtame kindlasti ühendust ka sihtrühmadega ja hakkame ette valmistama juba detailsemalt, aga täna on natukene vara. Aitäh! Just. Ja ma arvangi, et kui me oleme jõudnud sinnamaani, et meil on ikkagi ka kindlus paberil, et me ringmajanduse meetmetega jätkame, et siis saamegi tulla sama Anu püstitatud selle metoodika juurde, et ma arvan, et see 27 võikski olla paras aeg seda toimetada, et tehagi arutelud just, et nii audiitorite ja konsultandiga, kes iga päev näevad, on ju neid kitsaskohti ja läbi selle siis arendada seda paremaks, et kindlasti ei ole mõtet lihtsalt, et me tellime kuskilt töö sisse ja siis hakkame seda mudima, vaid ikkagi aru saada ka, mis töötab, mis ei tööta, et tõesti neid projekti mõjusid oleks võimalik ka nii kommunikeerida kui ka mõõta, sest ilmselgelt iga tegevus, iga projekt peab andma mingi käekastava tulemi. Aga siis on tunne, et kui ei ole praegu rohkem küsimusi ega mõtteid, mida jagada, siis on infotund lõppenud. Et suur tänu kõigile, kes osalesid, et salvestus läheb meetme lehele üles koos slaididega, sealt saate tagantjärgi vaadata ja mina soovin head päeva jätku. Aitäh! Aitäh, head aega! Nägemist!